Nii, tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Ja meil on täna avalik salvestus ja nagu te näete, oleme me Valma seikluspargis, et pärast kui saadet järgi vaadatakse, siis me ei tee mingit reklaami ja RKJ ei pea meie pärast muretsema. Aga meil on suur rõõm teid tervitada, meil on nii palju publikut, ma arvan, et nii palju publikut meie saatel otse-eetris pole küll olnud, vaid on pigem pärast järelvaatamisi 3-4 tuhande ringis. Aga nagu ikka on meil EKRE naispoliitikud ja alustangi sealt otsast tutvustamist. Eeva Helmet nähtavasti teate kõik juba, aga Külli Lumi on väga kihvt naine ja tema kindlasti ütleb mõne sõna enda kohta ka tutvustuseks. Ja kordan veel kõik üle, Helle-Moonika Helmet te tunnete ka kõik ja mina olen Evelin Poolamets, võib-olla ka mõni tunneb, aga püüan tänast saadet juhtida. Aga annangi Küllile paar sõna enda tutvustamiseks. Külli, sa oled nii ägedate sõnavõttudega ja räägi meie vaatajatele ka, kust sa tuled, millega tegeled ja kas sul ka mõni hobi on? Nii, tere tulemast ja aitäh mind kutsumast sellisesse saatesse. Olen pärit Pärnumaalt, elanud Põhja-Pärnumaal ja hetkel siis juba Lääneranna vallas. Ja EKRE-ga olen liitunud 25. aastal ja läbinisti haridusvaldkonna inimene. Alustasin inglise keele õpetajana ja nüüdseks olen siis lasteaia direktor. Et alustasin gümnaasiumist ja järjest samm-sammult ikka juurtele lähemale ja mis seal salata, kõik oluline algab algusest. Väga tore. Meil on väga hea meel, kui ka targad naised EKRE lõpuks üles leiavad. Kuigi meil on selline tore suvine meeleolu, on meil ikkagi väga tõsised teemad päevakorral ja päevakajalised teemad, et kui me nüüd vaatame, mis toimub ka siin Eestis, Nõmmel püüti kinni immigrandid, kes olid kuidagi saattunud Eestisse, vaatame, mis toimub Hispaania piiril ja see kõik on kohutavalt häiriv ja see kõik on see, millest on EKRE ju aastaid hoiatanud. Ma küsingi, Moonika, sinu käest, et kas sa oled jõudnud neid sündmusi jälgida ja milline oleks selline kommentaar nende sündmuste kohta, mis siis Hispaanias toimub ja kas või seegi, mis Eestis nende immigrantidega toimub? Ja aitäh, tere ka minu poolt kõigile ja ma arvan, et me kõik oleme vaadanud neid sündmusi, me kõik oleme enam-vähem, kes rohkem, kes vähem siis nende sündmustega kursis ja mis ma oskan öelda, me oleme sellest kõigest ju rääkinud aastast 2015, kui see esimene suurem immigratsiooni, ütleks isegi immigratsioonirünne Euroopale hakkas. Ja mis me siis nagu praegu näeme, on see, kuidas need inimesed, need samad poliitikud, kes veel 2 aastat, vähemalt 2 aastat tagasi, võib-olla isegi aasta tagasi, karjusid veel, kõigi suunas näidasid näpuga, kes rääkisid, et immigratsiooni tuleb piirata ja kui oleks olnud, ütleme, kui EKRE oleks võimul olnud ja kui meie oleksime siis teinud pooltki seda, mida siis praegu suurte kellade ja viledega üritati rahvale näha, et nemad siis teevad, siis kuidas me oleksime saanud ikka seda sama rassismi ja sallimatuse ja kõiki neid silte külge. Aga ma läheks võib-olla tagasi isegi aastasse ka nüüd
2022, kui algas sõda siis Ukrainas ja te mäletate, kuidas kümnete tuhandete kaupa tulid meile siis sõjapagulased. Ja jah, väga paljud tulid siis bussidega, tulid väga paljud siis üle meie lõunapiiri, aga väga suur osa nendest samadest inimestest tuli üle Narva piiri Venemaalt. Ja siis need inimesed, kes siis praegu Eestisse on jõudnud, nemad ei ole tulnud sealt Ceutast, nemad on tulnud siis üle Valgevene piiri ja praegused valitsejad siis esitavad seda kui hirmsat suurt immigratsiooni või rünnakut, mis siis lääne suunal siis Venemaa ja Valgevene toime panevad ja öeldakse, et need on sellised totalitaarsed riigid, et kui sealt poolt ei taheta, siis ei tuleks sealt poolt ju hiir ka üle. Ja siis ma tuletan meelde, kuidas siis needsamad Ukraina põgenikud, Venemaa oli sõjas Ukrainaga ja needsamad sõjapõgenikud tulid pika tee läbi Venemaa, tulid pika tee Narva piiripunkti ja venelased ja Venemaa lasi nad kõik üle piiri Eestisse, Euroopasse ja kui me nagu selle pilguga praegu tagasi vaatame, siis me küsime, et mida praegu teeb Venemaa või Valgevene ja me kõik teame, mida nad teevad, aga miks ei küsinud neid küsimusi siis mitte keegi peale EKRE? Meie küsisime neid küsimusi, kui Kaja Kallas oli peaminister, küsisime, kuidas see saab juhtuda, et üle Vene piiri lastakse meile neid inimesi sisse. Venelased, kes tegelikult ju kontrollivad absoluutselt kõike ja kõiki, nad tegid seda juba tookord meelega, meie Eesti on täis vene keelt, vene meelt, meie ühiskonda on lõhestatud sel teemal viimase poole aastaga juba rohkem kui kunagi varem ja nüüd me oleme selles olukorras, kus kõik see, mida meie oleme ette ennustanud, kõik see, millest meie oleme rääkinud, on saamaks meie päriselu osaks. Jaa, nii on ja mina leian, et immigratsiooni tõttu ju kannatavad kõige rohkem naised. Et Külli, kuidas sa kui sa vaatad, mis Rootsis ja Soomes toimub, et on kohti, kuhu ei soovitata minna, et mis tundeid sinust tekitab, kui meil oleks, ütleme, nendes kolmandates riikides nii palju immigrante, nagu on meie naaberriikides, et kas meie turvalisus oleks selline nagu praegu? Ma tahan öelda seda, et me peame Eestit vaatama, et linnapiirkonda ja maapiirkonda. Ja kui sa tuled maalt ja jõuad linna, siis sa näed just nagu teist maailma. Ja kui sa satud kuskile reisima, siis Tallinnast hoopis veel hullem seis on tõesti Soomes ja Rootsis. Ja olles rääkinud haridusinimestega Rootsis, siis ütleme julge 7 aastat tagasi olid sealsed inimesed juba täiesti tavalised inimesed, mitte konservatiivid ega liberaalid, vaid lihtsalt tavalised inimesed ilma poliitilise kuuluvuseta täiesti hüsteerilises hirmus, sest nende kõrvaltänavas olid tulistamised, olid tapmised, olid vägistamised ja mis hirmutas kõige rohkem neid inimesi oli see, et meedia, nii nagu Martin rääkis üht ja inimene tänaval näeb teist. Ja see, kuidas moodustati ringkaitse immigrante soosivalt, see oli see, mis inimestel vaiba jalge alt ära tõmbas. Ja ma arvan, et maapiirkondades veel on suhteliselt turvaline, kuigi
ka meile jõuab aeg-ajalt teisest kultuuriruumist inimesed, ütleme ausalt välja, Ukraina ja Vene päritolu inimesed, kellel on tavapärane sõita alkoholijoobes, tülitada naisi ja lapsi, osta noortele alkoholi, rallida tänavatel. Et see ei käi enam meie eluga ju kokku, meie oleme sellest kuidagi juba välja kasvanud. Nii et otsapidi jõuab see ka meieni. Ja mis ma tahan öelda seda, et eestlane ei ütle mitte midagi halvasti, kui tuleb välismaalt inimene ja leiab siin kodu ja kohandub, õpib tundma meie kultuuri, siis eestlane on sõbralik. Ta ei pane pahaks ei aktsenti, ei võõraid kombeid, aga kui me räägime nendest, kes tulevad siia selleks, et kas liikuda siit edasi Euroopasse või saada siin mingeid hüvesid ja seda meie arvelt, siis läheb eestlane vihaseks. Ja seda viha on juba inimestes näha ja eestlane on selline pika meelega. Viisakas inimene ei lähe seda kohe ütlema, aga juba midagi keeb sees. Ja ma kujutan ette, et millal see vimm ükskord prahvatab. Et see on kahjuks, ma arvan, üsna ligidal. Ja eestlane on väga kannatlik, aga hea tähelepanek. Meedia tõepoolest ei kajasta neid sündmusi ja küsingi Eva sinu käest, et sa tegid ka vahepeal mingid statistikat, et milliseid kuritegusid on teinud immigrandid ja kuivõrd üldse on võimalik neid integreerida, sest ei ole ju sellega hakkama saadud teiste riikide näitel võime ju öelda, et lastakse immigrandid sisse, ka ütleme, me ei ole ka ju suutnud neid masse integreerida siiamaani. Ma pean ütlema, et ilmselt ei ole, on sees? Nii. Ei ole võimalik immigratsiooni sellisel tasemel, nagu meil Euroopa riikidesse praegu immigrante on sisse tulnud, neid ei ole võimalik sellises mahus integreerida, mitte mingil moel. Ja kui me võtame nagu kõige kohutavamad näited, milleks on siis Inglismaa ja Rootsi, kus immigrantide poolt toime pandud kuritegevus on kõige kõrgem ja eriti masendavad ja võikad numbrid on seoses vägistamisega. Et need numbrid ma olen toonud mitmel korral välja ja need ei anna isegi mitte kuidagi võrrelda näiteks Poola või Ungariga, kes on hoidnud oma piirid kinni ja on väga siis konservatiivne immigratsioonipoliitika. Ja mis aitab sellele kaasa, et seda immigratsiooni ei ole võimalik siis mitte kuidagi nagu nii-öelda kontrolli all hoida või et me kaasame neid inimesi. See on see, et näiteks Inglismaal politseinikud kardavad rohkem süüdistusi rassismis kui seda, et nad toovad päevavalgele siis neid jõhkraid kuritegusid, mida on immigrandid valgete, briti, naiste, laste ja ka meeste suhtes toime pannud. Et praegu on briti poliitik Rupert Lowe, kes pani kokku vägistamiste raporti. Ja seal ta on välja toonud, et 250 000, see on veerand miljonit, on siis ära vägistatud valgeid briti tüdrukuid. Ja nendest kõik need tunnistused on võetud, need on nii jõhkrad, et need ei kannata siin nagu kirjeldamist, aga politsei nende lahendamisega ei tegele. Et kardetakse lihtsalt nagu süüdistusi selles, et kui me hakkame seda tegelema, siis politsei saab süüdistuse kaela rassismis, aga nüüd hiljuti oli ka rünnak sellise valge noormehe suhtes Inglismaal, kelle nimi oli Henry Novak, kes tapeti lihtsalt tänaval ära pika selle mingisugune mõõgaga
ja politsei läks kohale ja ei uskunud seda, et teda on 5 korda siis immigrandi poolt pussitatud ja ütles talle lihtsalt, et me ei usu, et sind on pussitatud. Ja lasigi tal oma politsei lasi enda silme all selle noormehe sulguks, verest tühjaks joosta. Ja lõpuks viidi siis nagu, eks ole, see immigrant politseijaoskonda, pakuti talle politseijaoskonna kohvikus pirukate suppi ja vot niimoodi koheldi. Ja või me näeme ka näiteks, et kardetakse ka näiteks nii-öelda homopaarid, et kui nemad teevad, eks ole, mingi laste suhtes kuritegusid, siis kardetakse täpselt samamoodi jälle süüdistusi selles, et neid süüdistatakse homofoobias. Nii et kõik, et seda immigratsiooni sellises mahus ei ole võimalik mitte kuidagi kontrolli all hoida. Ja väga õige, aga küsime ka Moonika sinu käest, et tegelikult ju näeme, et kõik naised peaks ju valima EKRE-t, et EKRE räägib nendest asjadest, mis tegelikult ju naisi ohustavad. Immigrandid ju eelkõige sellises koguses, nagu me oleme ka näinud, millest ka Eeva just rääkis, ju on ohtlikud naistele. Et mida siis naised peaksid tegema? No mida naised peaksid tegema? Naised peaksid tõele silmad avama. Et tegelikult ei tohiks ju oodata nii kaua, kuni see tõde su tänaval kätte saab. Et see vägistaja jõuab sinuni, su ära vägistab ja siis sa alles nagu julged öelda, et oi, nüüd on küll asjad halvasti või keegi su pereliikmetest kannatab või et lihtsalt eks see on ka mõnes mõttes inimlik ja nagu sellest toitubki kogu see selline liberaalne inimõiguslik aktivism, et kõik hakkavad küsivad sinu käest, eks ole, aga sinul on ju kõik hästi, eks ole, te ju kõik tahate olla head inimesed ja te kõik tahate olla abivalmid inimesed ja koputatakse inimese südametunnistusele, tema headusele ja selle varjus tegelikult mahitatakse sedasama immigratsiooni, mis lõpuks, kui see muutub tõepoolest massiliseks, et nii nagu sa ütlesid, jõuab ka igasse väiksesse maakohta. Ja kui see on nii kaugele jõudnud, võt siis on asjad juba päris halvasti. Ja, et millegipärast need samad naised, kes pärast ju kannatavad, millegipärast ju, kui me näeme meedias seda vasakpoolsust, et need ju kutsuvad immigratsiooni toetama, kutsuvad üles toetama, et kas see võib olla, Külli, kas see võib olla sellepärast, et meedia valetab või et miks naised nagu aru ei saa, et see immigratsioon seab turvalisuse ohtu? Siin ma pean küll tõesti nõustuma, et kahjuks väga suur osa inimesi on ajupestud ja usuvad siiralt täpselt neid asju, mida neil koolipingis on juba aastaid selgitatud ja veendud. Nii et inimesed usuvad seda, mida meedia räägib. Nad ei usu seda, mis on juhtunud siinsamas tavaliste inimestega. Nii et ma arvan, et ainukene asi, mis meil teha on julgelt selg sirgu hoida, jääda kindlaks oma väärtustele ja kui sina julged oma arvamust välja öelda, siis juba see on võit, kui keegi hakkab kahtlema, et äkki tõesti ei ole asjad nii, nagu meedia meile maalib. Ma ütlen ausalt, et mina liitusin EKRE-ga, üks põhjus oli ka see, et ma tõepoolest tahtsin näha, kuidas näeb välja EKRE erakonna siseelu. Et kas tõesti on see taoline, nagu meedia on maalinud. Ma olen elupäevad olnud konservatiivsete vaadetega ja eestluse eest seisnud ja selles vaimus mõelnud. Ja kui ma liitusin, siis ma nägin, et see on lihtsalt üks groteskne kõverpeegel, mis meedias meile vastu vaatab.
ja kahjuks on inimesi, kes seda ikkagi usuvad. Meedial on suur võim. Suurepärane, aitäh. Aga Küli juba rääkis sellest, et julgeda arvamus välja öelda. Eeva, kas sa kujutad ette, et immigratsiooni teema võiks praegust toimuval arvamusfestivalil teemaks tulla või et mis seal üldse võiks teemaks tulla? Arvamusfestivalile ma ei oska öelda, mis seal teemad on, et arvamusfestivalist on kujunenud selline pisut piinlik üritus. Aga kui tulla nagu selle julguse juurde tagasi, siis esiteks, et kui sa ennem küsisid, et mida saavad naised teha, et seda ka et seisukohta võtta immigratsiooni küsimuses niimoodi, et ma ütlen küll, et naised peavad nagu ikkagi avastama või kuidagi naasma enda päris rolli juurde. Et mis on naise roll ja naise roll on olnud ikkagi see alalhoidlikkus. Ja et aga praegu nagu siuke kaasaegne naine on ikkagi risti vastupidi sellele, mis hoiab seda alalhoidlikkust, eks ole. Et nad, kaasaegne naine on ikkagi see, et immigrandid on teretulnud, eks ole, kõik vähemused, nende eest me peame seisma ja me unustame ära, et tegelikult me saame niisuguse suhtumise kohtu nii ennast kui meie lapsi. Ja julguse juurde näiteks ka see, et kui ma nüüd vaatasin viimast seda Ceuta kriisi, seal immigratsioonikriisi, kuhu, eks ole, see ei olnud enam mingisugune mingi immigratsioonikriis. See oli invasioon, see oli rünnak. Sul tulevad 60 000 inimest Marokost täiesti organiseeritult ja ma mõtlesin, et kas nüüd lõpuks saadakse aru, mida mõtles Martin 2013. aastal, kui ta ütles, kui on must, siis näita ust. Siin ei olnud mitte midagi seotud sellega mingi rassismiga või et mingi, ma ei tea, kellegile toet, et me ei taha sind siia. See ei saa, see on alalhoiuinstinkt. Kui on must, siis näita ust. Ja see ei ole nahavärvi vastu, vaid me lihtsalt ei saa oma väikese rahva juures lasta endal võtta üle nagu kogu riiki ja rahvust. Ja täpselt sama Euroopa. Et Euroopa sisse tumal, et võrdleme, eks ole, kas või Aafrikas, nendel Araabia maades, Hiinaga, Indiaga. Jumalaiku, Euroopa on tilk meres võrreldes nende rahvustega. Et see ongi, et siin ei ole mitte midagi teha. Me peame ütlema välja, julgeda ütlema selle välja. Meie kvoot on 0. Just nimelt, meie kvoot on 0. Aplaus saalist. Aga see on ju päris tõsine. 60 000 immigranti, see on invasioon. Need sõdurid, need vallutajad ei pea tulema relvadega, sest neid ei võeta vastu relvadega, vaid pudrukausi ja piimajõgedega. Aga vahetame ka teemat ja siin sai korraks ära mainitud arvamusfestival, kuhu meie presidendikandidaat Mart Helme pidi täna minema ja kus ei räägita nendel teemadel, mis on huvitav. Ja ma küsingi, Moonika, sinu käest täpsemalt seda kommentaari, et Mart pidi minema, aga mis siis toimus? Miks ta ei läinud sinna festivalile? No miks ta ei läinud? Tema oli valmis tööks ja kaitseks, nagu ta ise ütles, et mõõk oli teritatud ja turvis oli läikima hõõrutud ja tema oli valmis minema siis presidendikandidaatide debatile, aga helistati talle siis arvamusfestivali toimkonnast ja öeldi, et kahjuks presidendi debatt jääb ära, sest teised kandidaadid erinevate põhjusena, teised olid 2 kandidaati, meil oligi ainult, oli siis Maive Rutte ja Indrek Laul, kes olid siis tõepoolest ka julgenud tulla, au ja kiitus neile selle eest, aga vähemalt ennast üles anda alguses, et nad tulevad ja siis ma ei tea, ega siis nendest põhjustest pole räägitud, aga mingil põhjusel siis otsustasid põõsasse pugeda ja andsid teada, et nad ei tule ja oleks siis võinud teha Mart Helmega sellise suure presidendi intervjuu, mis kõikide teistega on igal pool tehtud Postimehes, eks ole, kõik meediakanalid on teinud, küll on tehtud Maive Ruttega, küll on tehtud Indrek Laul kutsuti, eks ole, kõik on saanud igal pool käia ja rääkida, Riho ühtegi, eks ju. Aga Mart Helmet ei ole kusagile kutsutud, tema nagu ei olegi kandidaat, kuigi tema toetus isegi Ekspressi küsitluses oli 15,9% ehk peaaegu 16%
ja kõik teised tulid siis nii-öelda favoriit, Ülle Madise oli ka seal kuskil 10 punti tagapool, eks ju. Ehk et see kõik, mis praegu kogu selle presidendi ralli ümber toimub, on mitte enam naeruväärne, vaid see on juba kuskil sealt veel allpool. Ja kui rääkida siis kellegi kandidatuurist või kes meil üldse siin välja on siis pandud või välja käidud, siis Mart Helme on ju ainukene, kes on selle ralli korra läbinud. Ja põhimõtteliselt, kelle isiklik elu, kelle kõik, absoluutselt kõik on nagu pulkadeks laiali võetud. Ma mäletan isegi, et lõpuks ajakirjanikud nõudsid ligipääsuga tema terviseandmetele, et isegi seda oli neil vaja teada, sest muidu ju presidendiks ei saa. Ja lõpuks ei saanud nendest mitte keegi presidendiks, kes kogu selle tsirkuse läbi rõhvaste hüppasid ja maalisid ja tantsisid ja laulsid ja terviseandmeid lõpuks ei antud, aga lõpuks siis veeretati põõsast meile Kersti Kaljulaid välja ja kõike seda ajalugu me juba teame. Ehk et see kõik on juba läbi käidud ja nüüd me oleme jälle sellises naeruväärses olukorras, kus on ainult üks kandidaat, kes käidi välja kõige esimesena meie erakond, see Martin Helme, meie volikogu kinnitas, meie kongress kinnitas ja nüüd kõik suhtuvad umbes nii, et tal ei ole hääled koos, et ta ei ole ju mingi kandidaat, mitte kellegi ei ole hääled koos. Isegi Ülle Madise käib, kui tema 62 allkirja paberil, mis on tegelikult hääletussaladuse rikkumine, kui kõik oma allkirja tuli ette ära kinnitab, et ta valib Ülle Madiset salajasel hääletusel. Ehk et kui neid allkirju koos ei ole, siis tema nagu laval ei tule, tema ei laksegi üles panna. Ehk et see on läinud nii naeruväärselt ja see, mis nagu arvamusfestivali toimus, terve kevadreklaamiti ja arvamusfestivali, kuidas tuleb suur debatt, saate kõik kuulda ja näha, kõik räägivad siin. Koos sellest, mitte kedagi ei ole ja eriti alati muidugi oli see, kuidas siis uudis tehti, kuidas kõik kandidaadid erinevate põhjustel loobusid. Ei loobunud kõik kandidaadid, Mart Helme ei loobunud. Ja, et tõepoolest püütakse Mart Helmet ignoreerida, samas tõesti presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja Riigikogu liikmete, 21 Riigikogu liikme toetust, aga Mardil on vähemalt 10 Riigikogu liikme toetus olemas, erinevalt teistest kandidaatidest ja ma olen kuulnud ka peavoolumeediat kirumas, et mõtle, Mart Helme kampaania käib Virtsust Võruni ja igal pool nad on kohal. Aga tõesti, ainuke kandidaat, tema kampaania, kus on teised kandidaadid ja kas praegust jääb üldse mulje, et meil ei ole isegi ühtegi presidendikandidaati. Et Külli, kui palju on sul aega olnud suvel seda presidendikampaania meediat, kajastust ja üldse seda jälgida kõrvalt või millise mulje see on sulle jätnud? Ma olen hoidnud ennast kursis ja olen ise osalenud siis just nimelt Virtsu merepäevadel ja kogunud allkirju ja siis Lääneranna vallas toimunud Mihkli laadal. Ja mulle meeldis see, et inimesi ei pidanud veenma, et nad tuleksid ja toetaksid Mart Helme kandidatuuri. Inimesed tulid teadlikult. Nad astusid ligi ja ütlesid, mina tahan küll allkirja anda. Et seda lauset, ma arvan, et ma kuulsin kümneid ja kümneid kordi. Mina olin see, kes seisis ja kutsus inimesi juurde. Ja tegelikult on kohe näha, kes on EKRE inimene ja kes on mõne teise erakonna pooldaja. Teiste erakondade pooldajad lõid vaikselt silmad maha, nad ei otsinud sinuga kontakti, aga EKRE inimene tuli juurde ja kiitis Mart Helme diplomaatiauskust. Nemad teavad, et see mees
olles tõestanud ennast Venemaal diplomaadina, suudab kindlasti toime tulla Eestimaal. Neil ei olnud vaja selgitada seda, et Mart Helme väljaütlemised, nii nagu Moonikagi siin mainis, juba aastaid tagasi järjest lausa prohvetlikud, kõik on saanud tõeks. Ja uskuge mind, inimesed on seda tõesti märganud ja tähele pannud. Nad usuvad, et see tegi tõesti südame soojaks. Ei olnud vaja seal olla nagu telefonimüüja ja kaubelda allkirju. Inimene teab, mida ta tahab ja neid on palju. Kahjuks küll on väga suur hulk veel ka inimesi, kes on poliitikas nii pettunud, et nad tulevad ütlema, et mis see enam muudab? Kas te tõesti arvate, et te suudate midagi muuta? No ja siis oli vaja natukene veenmisoskust ja saime ka sealt mõned hääled. Aga inimesed on niivõrd kibestunud juba, et see on väga suur oht. Jah, et me oleme jõudnud olukorda, just väga paljude perede jaoks olukorda, kus EKRE oleks nad päästnud. Meie Riigikogu valimiste sõnum oli päästame Eesti. Aga ega me ei ole loobunud sellest, meil on ikkagi soov jätkata sellega, et päästa Eesti, päästa need varemed. Aga aitäh Külli selle emotsiooni jagamise eest, mul on täpselt samad kogemused, inimesed on muutunud, mõned on öelnud, et nüüd nad valivad EKRE, et varem nad ei uskunud, uskusid rohkem peavoolumeediat ja nagu Moonika ka ütles, et tõesti Marti väga toetatakse, nii reitingud näitavad ja kõik see sinna juurde. Ma küsin ka Eeva sinu käest, et kuivõrd tõenäoline või et kujuta ette, kui meil oleks presidendi otsevalimine ja need reitingud näitavad, et tõesti Mart Helme on kõige populaarsem, siis on tõesti tükk tühja maad ja tuleb Ülle Madise. Et kuidas sa nagu ennustad ka seda Ülle Madise šansse ja lõpuks, kui inimene saab selle Ülle Madise sinna presidendiks, me kõik teame, et enne teda oli ju Mart Helme, eks ole? Kui me päris vaatame seda, et kuidas on kulgenud praegu nii-öelda see presidendi kampaania ja isegi Ekspressi siis lugejate seas läbi viidud küsitlus näitab Mardile siiski kõige suuremat toetust, mis on ikkagi märkimisväärne, et 16% ja Ülle Madisel oli seal kuskil, eks ole, 10 millegiga. Et kui meil oleks praegu, rahvas saaks valida ilma e-valimisteta, siis ma julgen küll ütelda, et nagu tegelikult rahvas valiks Mart Helme ära presidendiks. Sellepärast, et nii paljud, näiteks ma olen ise ka käinud väljas neid allkirju kogemus ja tulevad täiesti, kes on valinud eelnevatel valimistel teisi erakondi ja tulevad, annavad oma toetushääle Mart Helmele. Sellepärast, et just kiidetakse seda, et ta on kindlameelne, ta on põhimõttekindel, ta on julge sõnaga. Inimesed tahaksid presidendi rollis näha sellist inimest, kes on otsusekindel, kes julgeb midagi arvata. No ma lisaksin sinna juurde, et isegi kui tegelikult ka Ülle Madise teab seda väga hästi, et isegi kui keegi tuleb tema juurde paber, kus on kõik 68 allkirja nii nagu koos, siis valimised on salajased. Valimised on salajased ja see 68 häält ei pruugi sealt suugi mitte kokku tulla. Ja teine asi on see, mis mängu praegu on mänginud Isamaa. Ehk et see, et ta on siis nii-öelda kohtunud siin erinevalt presidendikandidaatidega ja mänginud nagu seda mängu. Ma saan aru, et see on mingil määral selline parteipoliitiline, nii nagu meie teeme praegu oma kampaaniat, eks ole. Nemad tegid oma kampaaniat sellega, et nemad siis nii-öelda kohtuvad võimalike presidendikandidaatidega ja siis ütlevad neid oma arvamuse, kuulavad siis neid. Aga
tegelikult tundes neid ja nende sellist põhiolemust teades, see tegelikult on, esiteks on ta avatu nende inimeste suhtes, kellega seal niimoodi räägitakse, seda mängu mängitakse, sellepärast et ega kellegi taha ju tegelikult ei ole nad otseselt läinud, nad ei ole öelnud ja me toetame, ütlesid ja me rääkisime mõningad mõtted meile meeldisid, aga tegelikult mängitakse seda mängu ainult sellepärast, et kõik ju teavad, et kui ei ole vaja isegi, et Isamaa ja Keskerakond mõlemad tuleksid Ülle Madise taha, piisab ühest, kas Keskerakonnast või Isamaast. Ja kui Isamaa näiteks tuleb Ülle Madise taha koos Reformierakonna, sotside ja Eesti 200-ga, siis ongi Ülle Madise presidendiks tehtud. Aga see nende praegune mäng on, nad mängivad seda ainuüksi sellepärast, et juhul, kui nad seda teevad, siis endale eelnevalt võimalikult palju välja pressida. Ehk et järjekordne selline, kus ma ütlen, kahepalgeline mäng ja ega Ülle Madis ei ole rumal naine, ega ta tegelikult teab poliitikuid, teab neid kombeid ja ta annab endale tegelikult väga hästi aru, et sellepärast on ka jäänud selliseks, kuidas ma ütlen, väga nagu eemalseisvaks, sest et mida see temalt nõuab, kui tema näiteks annab näiteks tuleb homme, ütleb, et ma kandideerin, see tähendab seda, et ta vahetult enne seda on pidanud kirjutama lahkumisavalduse õiguskantsleri ametist loobumiseks. Et kõigepealt ta peab nagu ühe sammu tagasi astuma, et astuda see samm edasi. Ja vaata see ongi, et nüüd ta siis istub seal nagu selle nii-öelda kahe kooli vahel ja põhimõtteliselt peab ennast iga päev hoidma, mitte kahe kooli vahele kukkumast. Ja see olukord meil praegu on, et ega siis meie näidu jaoks ole, kui me läheme koguneme Riigikokku, et kes meil seal siis laual on ja mida me seal teeme, kas me siin üldse on mõtet minna, et kas siis määratakse president või ei määrata, sest et valimisi tõenäoliselt ei tule, kui tulevad, siis on määratakse. Ja nii on, et tõehetk saabub 2. septembril, eks näis, mis saab. Aga meie tõmbame täna siin joone alla. Aitäh külalistele, aitäh Eeva, aitäh Külli, aitäh Moonika ja aitäh teile, kallid kuulajad, vaatajad kuulamast ja ilusat peo jätku!